ma ikkagi ka pöördun selle, et ikkagi selle ühtse mingi kultuuribaasi peale, ma ikka kordan juba 3. kord seda, et mingid ühtsed asjad peavad olema, et siis me saame nagu sidusamaks muutuda ja sealt edasi minna ja ma ütlen tõsiselt, et ma lihtsalt näen seda iga päev, et kogu selle Ukraina poolega praegu võib-olla isegi rohkem, sest olgem ausad, et me siin ka oleme praegu rääkinud vene koolid ja Ukraina, et ja elu näitab, et tegelikult meil on sarnasusi rohkem kui erinevusi. Et ma olen päris palju ka pidanud koolitama ja siis öelnud ka, et teeme siis sellise rühmatöö, et erinevatel kujudega, et tooge välja siis need, mis teis on ühis selles rühmas ja tooge välja need erinevused. Ja ega erinevusi eriti ei tulegi tegelikult. Ja see on täpselt samamoodi ka meil ütleme, et kui me praegu mõtleme mina ja Ukraina inimene, jah, et ütleme, et ongi see baas on vaja luua, sest tegelikult meil sarnasusi on palju rohkem või vene inimestega või kui me mõtleme ka Eesti-Vene kool, et meil on hästi klišee minu arust on praegu see, et kultuurid on absoluutselt erinevad. Olles nüüd selle Ukraina laste jaoks, ma ütlen Ukraina laste jaoks Eesti kooli looja, siis ma näen, et tegelikult meie Eesti ja vene koolide kultuurides on palju rohkem sarnasusi kui erinevusi. Palju rohkem. Ka, et tegelikult väga tahaks ikkagi jõuda selleni, et inimeses nähakse enne kõike inimest, seda esiteks, et kas eesti keel on tema emakeel, kas ta räägib aksendiga või kas on vene keel, eks ju, selles suhtes, et ikkagi inimene ja räägime asjast, mis meid huvitab, et see oleks nagu asi, sest tõsiselt ma ka tunnetan just seda, et kogu meie haridus on üle politiseeritud, alates juba meie alustaladest ehk õppekavadest kogu sellest filosoofiast, sest te ei peagi seda teadmata, aga Eesti riigis siis õppekava on ju valitsuse dokument, valitsuse tasemel, mis tegelikult võiks olla palju madalamal tasemel. Meil on iga kool teha oma... Ei, ma räägin riiklik õppekava absoluutselt ja sellepärast ongi, et selleks, et riiklik õppekava läbi läheks, selleks on vaja meeletuid debatte ja sihtrühmi, aga see ja teine muidugi asi on see keel ja keeleõppe ja kõik see, et kui on jälle mingid valimised tulemas, siis ma juba tunnen, et nüüd varsti tuleb see aktiivne periood, kui sa pead hakkama käima ja rääkima, et vahepeal saab rahulikult elada, aga siis tuleb jälle selline muu periood tuleb vahele, et mina mitte ei ootaks, aga see on nagu ka see üks ideaal ikkagi see, et näeme ikka inimeses inimest, et mul on ka tõesti igasuguse sõpru ja me ei alusta ja ma loodan, et ka teie ei alusta tutvust ju sellest, et ei küsi, et kes sa oled, eks ju. Et ikkagi inimesega räägid sellest, sa ju hakkad inimesega rääkima sellepärast, et tal on midagi, mis pakub huvi, mingi motivatsioon on olemas.